Ja nii, tere jälle! Tervist! Nüüd oleme siis discgolfi ära mänginud ja oleme tulnud minu kodukamarale ehk Raekolfi. Seisame esimeses tee-boxis ja lööme natukene palli augu poole. Kuidas sa discgolfist golfini jõudsid? Ma tegin kunagi Green Cardi 2014, kuna mul on kooliaegne hea sõber on PGA Pro ehk siis kõrgetasemeline golfitreener, siis kuidagi aastaid vindunud mõte sai siis 2014 teoks ehk siis ma tegin Green Cardi kursuse ära. Kuidas ma siia jõudsin veidi alla 2 aasta tagasi, tuli lihtsalt tööpakkumine ja sama sõber tegelikult helistas, et kuule, Raes otsitakse inimest ja eelmise aasta ehk 2023 veebruarist ma siis Raekolfis ja osaliselt ka Valgerannas toimetan. Esialgu olin ma poe juhataja, aga tänaseks päevaks on siis lisandunud ka head caddymaster ja marshallite vastutav ehk siis administraatori pool kutsutakse siis golfis caddymasteriks. See pool teenindus on minu vastutada ja siis marshallid, kes on siis raja, ma ütleks ka kohtunikud, aga sellised rajaabilised, et nemad vastutavad, autod oleks pestud, laetud, liivakotid oleks täidetud, et mängutempo oleks ühtlane. Ehk siis nemad on siis kõik minu vastutada ja hallata. Me paneme palli mängu. Selle peale ütlevad discgolferid safe play. Punkrisse või? Nii, ja kui fairway'le tekitad augu, täidad selle seemne ja liivaga. Täidame sõbra omaga. Hoiame rada. Alt läbi. Nii palju. Ja seisma. Natuke palju. Löö seda kulla sõberna. 6. Tupla. Noh, ikka saab. Kui diskiga alustamiseks on sul põhimõtteliselt vaja 2 ketast, siis mida golfiga alustamiseks vaja on? Golfiga alustamiseks on vaja tulla Raekolfi ja osaleda kas siis mõnel golfidemol või Green Cardi kursusel. Et sul iseenesest ei ole muud vaja, kui kohale tulla ja siis Green Cardi kursus kestab meil 7 tundi. Mille jooksul tehakse sulle selgeks nii etikett, teooria, kui ka siis on praktiline osa. Ja pärast seda sõltub juba igaühe enda nakkusastmest, et kas sa lähed kohe omale varustust ostma. Üldjuhul meil on Green Cardi paketis on olemas rendivarustuse kasutusõigus mingiks ajaks, et sa saad tulla siia meie uuele akadeemia väljakule harjutama, saad mõnes trennis osaleda, alati saab siia range'ile tulla. Isegi kui sa ei ole Green Cardi teinud, tegelikult saad tulla siia, rendid varustuse, võtad sealt masinast harjutuspalle ja saadad sinna põllu poole teele. See on pigem müüt, et golf on ilgelt kallis ala. Ta läheb kalliks siis, kui sa tahad omale kõige paremaid keppe ja kui sa tahad hästi palju mängida. Aga tegelikkuses see esimene alustamine ei ole nüüd nii hirmus ka. Vette. Miks ma sinna pole konkse löön täna? Noh, siis on sulps. Tiigri pähe. Oh! Kuidas golfi hoobereeglid on võrreldes discgolfi omadega?
Golfis on niimoodi, et kui sul on valged dokid, nagu seal meil Akadeemia väljakul pool on, siis see on out ja siis sa pead lööma eelmisest kohast uuesti kohe. See on nagu vähe nii-öelda karmim. Kui sa lööd veealasse, mis on punaste dokkidega märgistatud, igatahes punaste dokkidega märgistatud ala on siis põhimõttes nagu diskijoobe, et sealt, kust välja läks, sealt sa saad võtta siis 2 pikema kepi jagu sisse, mitte lipule lähemale. Võid ka samamoodi võtta, kust välja läks, lipu suunas tahapoole parandada või siis alati võid ka samast kohast uuesti lüüa. Selles suhtes see on nagu põhimõtteliselt diski OB suures pildis. Noh, väike kõrguse vahe pinnasel ja kohe ei klapi. Ilusti kasked alla ja alati kepilaba puhtaks ja võib minna. Okei. Noh, tunnetusega on täna hästi asjad. See tuli siis karistusega esimene vette, 3., 4., 5., 6., 7, tupla jälle. Mis see oli golfi juures, mis sind ära võlus? Hea küsimus. Minu jaoks on iga ala juures on võlu on see, kui ma näen arengut. Kuidagi kogu aeg parema tulemuse tegemine on see, mis paneb nagu, toob sind ikkagi tagasi. Et nii nagu diskis kogu aeg tulemused paranevad, hakkad paremini viskeid sooritama, õpid parem eeskätt, tagakätt, mis iganes, siis golfis on samamoodi, et alguses tulevad need numbrid päris suured. Öeldakse nii-öelda break 100 ja break 90 ehk siis murrad nii-öelda mingi 10 jälle ära, et praegu mul on käimas võitlus 90 löögi murdmisega siin raerajal muidugi, sest ma ei ole väga palju muudel radadel mänginud, Valgerannas ka. Aga eks ta on see just see areng, et minu jaoks on igal alal on see, et kus ma tunnen, et ma nagu saan hakkama, siis ma tahan kogu aeg saada nii-öelda paremaks ja paremaks, et kahjuks neid alasid lihtsalt tuleb kogu aeg aina juurde. Nüüd on veel padel ka seal juures, aga küll me leiame kõigi jaoks aega ja katsun mitte mingeid uusi võtta. Kuidagi sellised kehvad löögid vähe. Aga mis siin ikka? See on samamoodi nagu discgolfis. Teistele selga ei löö. Siin on see etikett on veel siuke konkreetsem ja just karmim, aga noh ikkagi reeglitest tuleb kinni pidada. Nii, hero shot. See võiks lõpetada greeni ees. Ui, kui madal, aga jookseb mööda muru. Natuke liiga madal. Aga noh, jällegi suund on otse, siis on kõik hästi. Parr läheb raskeks. Nii, me oleme jõudnud golfi kõige raskema osani ehk lähimäng. See on tavaliselt see osa, kus koos puttamisega kõige rohkem lööke väljaku peal tehakse. Tihtipeale võib siin juhtuda nii, et järgmise löögiga oled siin 2 meetrit ainult edasi, nii et katsuks sinna lipule võimalikult lähedale saada. Selle lähimängu ja selle tunnetusosaga on päris hästi olnud, vaatame mis täna ka. Ütleme nii, et päris hästi on, see on juba päris okei. No, selle ma olen nüüd küll sisse. Muidugi hea tunne selle osas. Võtame välja. Paugi! Me kõik teame, et Eesti discgolf on maailmas pigem heas kirjas, nii mängijate kui nüüd ka ürituste korralduse poolest, aga kuidas golf ja maailm oma vahel suhestuvad? Hetkel meil on päris asjalikud noored, kes käivad siin erinevatel võistlustel. Just hiljuti noored naised meil käisid, tõid esimese pronksmedali tiimide. Ma nüüd jäin täpse vastuse võlgu, mis selle võistluse nimi oli, aga ühesõnaga tiimiga toodi pronksmedal, mis pidi ajalooliselt esimene.
Meil on Richard Teder on läbi ajaloo kõrgemal edetabeli kohal ja seal on veel neid noori mängumehi, nii et ma ütleks, et tõusuteel on kindlasti, et käiakse, mängitakse erinevaid rahvusvahelisi võistlusi. Tänagi 2 meest on Soomes Challenger tuuril, vist oli õige nimi selle võistlusel, igatahes võistlus tules, nii et päris nii maailma tipus me ilmselgelt ei ole. Muidu oleks meil uudised kõiki neid täis, nii nagu on Kristinist näiteks, aga töö käib ja loodetavasti mõnel päeval on meil mõni mängumees kuskil kas siis PGA tuuril, Conferil või Live Golfis, mille sa tea. Sul on Mastersitele ainult mõned aastad jäänud. Kas sa lähed Masterseid vallutama? Jah, eks ma olen mõelnud küll selle peale, et ma vaatan praegu disc golfis kindlasti aasta korraga, et mis elu toob, mis füüsiline ja vaimne seisund toob, et kas ma vahepeal tahan teha mingi puhkepausi, aga praegu on küll, kuna jälle selle aasta näiteks PDG reitingu tõus on sel aastal olnud 17 pügalat, siis pigem vist liigub nagu asi ülespoole, nii et võiks ju sama hooga edasi panna. Jälle panin palli jalgades kõrgemale, ei ole hullu. Panen selle täna greenile. Ole nüüd! Äkki peaks golfikarjääri peale üldse mõtlema. Greenil. See on see koht. Siit rajalt parr on minu jaoks väga okei tulemus. Nüüd tuleb see rada, kus saab vajutada. Võtame suure pulga välja. Nüüd küsimus sulle, mille jaoks joon võiks kasulik olla? Selle järgi saad sihtida. Täpselt. Greeni peal paneb palli paika selle järgi. Sest mul on küll hästi algeline putter, aga näe, putteril on ka joon. Ehk siis, kui sa palli taha oma putteri paned, siis põhimõtteliselt need jooned võiks joonduda, et siis sa tead, et su swing on õiges suunas. Palli sa joondad siis sinna, kuhu sa tahad lüüa, nagu see näha on, et ma alati kükitan. Ma kükitangi selleks, et vaadata, kuhu poole see pinnas kaldu on ja selle järgi siis ma üritan välja arvutada, et kui palju mul on vaja võtta august paremale ja vasakule ja kui kõvasti lüüa, et see pall siis reaalselt veereks auku. Disc golfi kiidetakse kogu aeg, sest sellel on suhteliselt väike learning curve ja sa saad suht kiiresti nagu ketta lendama, nii nagu ta võiks lennata. Kuidas golfis lood on? Ega ma ei ütleks, et ta üleliia palju keerulisem on, sellepärast, et kui sul on ikkagi keegi, kes annab sulle mingi näpunäited, näiteks tuled siia green card'i kursusele ja siis näiteks lähed grupitrenni, siis seal on mõned asjad lihtsalt, mis sul on vaja alguses selgeks saada, kuidas kepp käes hoida õigesti, et sa päris puid ei lõhu üle alla, vaid et sa saad selle swingi, selle liigutuse kätte. Ja tegelikult siis, eks ta muidugi sõltub inimesest ka, kes on natuke rohkem spordiinimene ja mida halvasti öelda, aga nagu pea lõikab, siis see hakkab ise ka natukene aru saama, kus ma midagi teen valesti või mille pärast pall lendab sinna või mis mul juhtub. Aga tegelikkuses, see on samamoodi on disc golfis ka. Nii et ega ta golfis, jah, sul on vaja erinevate keppidega lüüa palli, väikest palli õigesse suunda, seal on erinevad nurgad, see kõik tundub hästi keeruline, aga tegelikult tegemise käigus ma ütleks, et see learning curve on ka, et näiteks siin alustava mängija puhul, kes aktiivselt ette võtab ja terve suve mängib, siis handicapi ringide mängimine ja löögipikkuste mõõtmine, see kõik ju tegelikult näitab, et kui kiiresti ja kuidas see areng on. Et ma ei ütleks, et ta nüüd tohutult palju aeglasem on see learning curve golfis. Ikka kurat sinna, täitsa pella. No sealt saab ka mängida. Tavamispunkt on nagu nii vale, et täitsa nukker on. Peab minema treeneri juurde.
see osakond on mul hetkel natukene katki, ei oska lüüa driveriga. Paneme panda pähe tagasi ja las ta olla seal rahulikult. 111, kuule, aga see võiks täitsa ideaalne olla. Korralik lööksid, hupsti. Alt läbi. Tundub, et kärbes tahab ka lendu minna koos palliga. Jumal küll, kuhu nüüd? Hääl tundus hea, aine. Ei, tegelikult ei olnud täitsa otsaga. Vaatame, mis sai. Puhtalt vaatajate nimel ma proovin flopshoti teha, ehk siis sellist hästi kõrge kaare kukkus kohe lipu juurde. Aga ma ütlen kohe ära, et ega ma seda väga ei oska. Paar korda on välja tulnud. Ei. Niimoodi läksin. No niimoodi ei saa ju. Aga proovima pidi. Kahe putiga. Esimene oli fairway'l, aga valel fairway'l, nii et sa küsisid Euroopa Discgolfi festivalile Velina Salonenilt, et kui ta peaks valima padeli ja discgolfi vahel, siis mis ta valiks? Aga kui sina peaksid valima golfi, discgolfi ja padeli vahel, siis millise sina valiksid? Kas sa tahad järjekorda? Jah. Oi, kui raske. Kõige hullem ongi see, et ma naudin kõiki neid 3 täiel rinnal hetkel. Kõige enam aastaringselt saab mängida padelit. Aga padeliga on see asi, et sul on alati vaja 3 inimest juurde. Et seal on mingisugune klapitamine, pluss padelit on minu arust kõige mõnusam mängida siis, kui sul on 3 pigem suhteliselt võrdset mängijat. Muidu see taseme vahe kuidagi, see mängurütm ei ole päris see. Golfiga on see hea ja sama discgolfiga, et saad alati soovi korral üksi ka minna mängima. Golfi talvel ei mängi, välja arvatud ainult siseruumides, discgolfi Eestis mängitakse. Aga järjekorda, eks ma pean selles suhtes hetkeseisuga jätma ikkagi padeli viimaseks. Puht juba sellepärast ka, et seda ei saa üksinda väga teha. Aga golf ja discgolf, sorry kõik discgolferid, aga ega ma ei suuda emba-kumba öelda. Praegu ma mõlemat naudin täiel rinnal ja eriti sellistel päevadel, kus ongi hommikul teed kurnas väikse 9 ja siis tulete raes väike 6 ja siis lähete tööd ja nii ta läheb. Aga jah, ma ei suuda valida. Mõlemad on üsna ühel pulgal. Olgu, ma annan sulle selle. Aga pall lendas otse, mis on peamine. Normaalse flopshoti siit teha. Mine. Oi kui lühike. Iseenesest oli nagu väga hästi sooritatud nii nagu soovisin, aga natukene jäi seda powerit jäi puudu. Oi kui pehme. Vaat need on need lähimänguvõlud, kus kohast löögid tulevad. Et siuksed touchi löögid ei ole üldse lihtsad. Aga proovime selle ära putates. Meil on raes ka 6 rada mängitud. Kurnasse 9 alla tehtud. Väga golfirohke päev. Jah. Ma lähen nüüd edasi tööd tegema, sa lähed edasi tööd tegema. Täpselt nii. Lõppu üks küsimus veel, et millal siis raes discgolfi mängida saab? On mõttes olnud. Kevadel tahtsime korra isegi teha, aga pinnas on meil selline, et ta natukene on pehme kevadel. Nii et me mõtleme midagi kindlasti välja. Aga ma kindlat aega veel ei julge lubada, muidu hakatakse sellest niimoodi kinni. Aga kindlasti millalgi tahaks teha midagi ägedat. No väga tore, aitäh, et sa mu esimene katseenes oled.
kui keegi lõpuni jõudis, siis like ja subscribe ja mis need popid asjad on ja andke kommentaarides märku, kes järgmine ohver peaks olema. Jah, ja tänud, et vastu pidasite ja oli tore avada mõlema golfi poolt. Jah, rajal näeme. Tšau!